vaatan, kas ma saan selle suureks ka. Tere kõigile. Mina olen Kaarel. Olen Eesti Maaülikooli põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise eriala vilistlane ja alustaks seda infotundi niimoodi, et peale keskkooli lõppu tahtsin saada näitlejaks. Aga paraku läks elu niimoodi, et mul ei õnnestunud see aasta kandideerida Viljandisse lavakasse ja mõtlesin, et võtan siis kodutalu kohustused üle ja lähen hoopis põllumajandust õppima, et ehk saab minust seal ühiskond rohkem kasu kui siis näitleja rollis. Ja nüüd on möödas siis peaaegu 10 aastat ja jätkuvalt olen ma Eesti Maaülikoolis. Tutvustan siis tänu sellele asjade käigule ka seda eriala, et kui mina praktiliselt 10 aastat niimoodi Maaülikoolis tänu sellele erialale vastu pidasin, et ehk läheb see korda teilegi. Ja tänapäeva võtmes siis väike vahemärkus ka, et see pilt siin nurgas ei ole siis niisama, aga on siis tehisintellekti poolt loodud kujutlus Eesti põllumajandusest 2024. aastal. See siis omakorda näitab seda, et meil on kuhu pürgida, et ühiskond siis aru saaks, et see põllumajandus ei ole selline, nagu oli siis 10 aastat tagasi, kui mina Maaülikooli tulin ja see areng on olnud oluliselt kiirem, kui me endale tunnistada tahaksime. Eesti Maaülikool ja põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine oma olemuselt siis piltide peal näete ka, et ei ole enam klassikaline taimekasvatus, kus traktorid on traktori moodi, kus põllud on pigem sellised rohelised ebakorrapärased väljad, et me oleme jõudnud sinna, kus me tehnoloogiat rakendades saame oma toidu kätte ja ise võib-olla ei saagi aru, et kui palju me tegelikult sõltume tehnoloogiast ja kui palju me oma elu lihtsamaks saame teha. Nii et miks ma seda räägin, on see, et see põllumajandus sellisel moel, nagu ta siiamaani on inimeste peades, ei ole enam see ja tehnoloogia muudab selle sellisest võib-olla räpasest ametist siis väga puhtaks ja auväärt ametiks. Nüüd, kui te seda ettekannet vaatate ja ei ole veel suutnud otsustada, et kas see ikkagi on teile ja natukene ma üritasin teie motivatsiooni võib-olla tõsta, kas see eriala on teile või mitte, siis väike ülesanne ka. Siin on siis selline küsitlus, siin on 5 väidet ja neid väiteid igat ühte peate hindama siis 5 punkti skaalas. 0 siis, et ei nõustu selle väitega ja 5 siis, et te olete selle väitega 100% nõus. Ja kui lõpuks siis need 5 väidet on läbi käidud, siis arvutame punktisumma kokku ja vaatame, kas te sobite siia erialale või ehk on midagi paremat teie jaoks. Aga nagu minagi tahtsin näitlejaks saada, siis alati ei pruugi see punktisumma ka üks ühele midagi tähendada. Aga käime need väited läbi. Ehk siis väide 1, tahan põllumajandusest rohkem teada. Tahan teada, kuidas käib taimede kasvatamine ja põlluharimine. Ehk siis kas te olete sellega nõus või ei ole. Kui ei ole nõus, siis panete 0 punkti. Kui olete nõus, siis 5 punkti. Ja võite kasutada kõiki vahepealseid ka, et kui te päris kindlad ei ole, siis on 3 selline kuldne kesktee. Pooli punkte ei pane siis. Ja teine punkt, mulle meeldib olla taimede keskel ja tahaksin teada, millised taimekultuurid Eesti kliimasse sobivad. Hindad samamoodi. Järgmine, et mind huvitab, kuidas saada saaki muutuvates kliimatingimustes. Siis 4. Tahaksin teada, kuidas saaksin olla tark põllumajandaja.
Ja viimane, et minu jaoks on oluline teada, kuidas tagada Eestile piisav toiduvaru. Nüüd kiire matemaatika, saate kokku arvutada, palju teie punktisumma siis tuli ja tulemused siis erinevalt enamikele eksamitele ja ülesannetele, siis siin saate te kohe tulemused ka teada. Et kui see punktisumma jäi vahemikku seal 18–25, siis on see eriala just teile, sobib suurepäraselt ja ootame sind kindlasti õppima. Kui punkte tuli natukene vähem, et 13–17 punkti, siis eeldused on kõik sul väga head sellel õppekava lõppimiseks. Ja kindlasti anname teie õpingute käigus juurde olulist lisainfot ja suure tõenäosusega kinnistub see mõte, et see on õige koht teil veel enam. Ja siis, kui punkte oli vähem teist, siis mõtle veel, kas ehk see eriala päris sulle kõige õigem ei ole. Ja võib juhtuda, et kui proovite ja sisse saate, siis õppima tulete ikka ja siis saab teist ikkagi see eriala lõpetaja, kes olen mina. Aga kui läheb teisiti, siis ei ole ka hullu, et kõigile oma. Nüüd konkreetsemalt siis, et mida see õppekava endast kujutab. Peamiselt puudutame me siin õppes teemasid, mis on seotud taimekasvatusega, mullateadusega, taimede geneetikaga, et lähme veel täpsemaks kui siis selline üldine taimekasvatus. Siis vaatame sordiaretust, et missugused need taimed on kõige vastupidavamad näiteks kahjurite ja missugused võib-olla meie kliimatingimustesse sobivad kõige paremini. Ja muidugi siis masinatest räägime ka, ehk siis sellised maaviljeluse tehnoloogiad, vaatame, kuidas maad harida, kui palju harida, millal harida. Et need teemad on sellised, kui laialdaselt kokku võtta, siis põhilised. Siis edasi, need teemavaldkonnad on ühest küljest teoreetilised, aga saame kindlasti ka palju praktilisi oskusi, et külastame erinevaid ettevõtteid. Meil on praktikabaas, kus me saame näiteks viljelusvõistlusel osaleda, ehk siis me külvame ise ettemääratud siis kultuurid maha ja võistleme siis kaastudengitega ja vaatame, kellel see kõige paremini välja tuli ja palju selliseid analoogseid asju veel sinna juurde. Ja kui mullateadus on selge, taimefüsioloogia on selge, siis on praktiliselt eeldused olemas, et me põllumajandusettevõtetes või siis oma loodud ettevõttes või ka riigiametites saame siis olla väärtuslik spetsialist ja anda need infod edasi siis neile, kes võib-olla nii palju nendest asjadest ei ole teadlikud. Kiiresti ka selline üldine ülevaade, palju meil neid erinevaid õppeaineid on, kui palju neid ainepunkte peab kokku saama. Aga kellel on teravam silm, see võib-olla näeb, et siin on aineid siis alates agrokeemiast, lõpetades õigusõpetusega, et kõik, mis sinna vahele jäävad, et vaatame loomakasvatust, vaatame majandust, vaatame taimede tervist, masintehnoloogiaid, geneetikat, roomaviljelust, taimefüsioloogiat, et siin sellist hästi laiapõhjalist informatsiooni saame igalt poolt. Ja see teebki selle eriala lõpetaja siis hästi väärtuslikuks siis tööturul ka. Et teame kõigest natuke ja piisavalt, et saada hakkama siis praktiliselt igal töökohal. Praktikat, nagu öeldud, et pakume ise praktikabaasis, siis praktikante ootavad ka erinevad põllumajandusettevõtjad, et on ka juhtunud nii, kus põllumajandusettevõtja on saanud siit bakalaureuse astmest endale ettevõttesse praktikandi ja praktikant, kui ta lõpetab, siis lähebki sinna ettevõttesse tööle ja juba õppeajal siis on ta seal tegev ja
vahest paratamatult kannatab ka koolis käimine, aga tihtipeale on see praktiline vaade sinna õppe kõrvale väga väärtuslik ja lõpetaja saab sellest tudengist ka kindlasti. Riigiasutused, näiteks PRIA, Põllumajandusamet, sellised ametkonnad ka ootavad väga meie erialalõpetajaid ja asutused siis ka mujal, näiteks põllumajandusmasinate edasimüüjad ja ettevõtjad välismaal, et ka seal on kõik meie erialalõpetajad väga tunnustatud. Kui bakalaureuseaste on tehtud, siis võimalik edasi õppida ka magistriastmes. Mina seda tungivalt soovitan, et kui bakalaureusõppe võib-olla jääb tihtipeale selliseks pealiskaudsemaks ja tekib küsimus, et mis see põllumajandus siis lõpuks on, siis magistriaste on selline, kus õppe võetakse väga hästi kokku, need erinevad pusletükid sobituvad lõpuks kokku ja joonistub välja selline tervik, et mis see põllumajandus on ja kuidas seda põllumajandust siis edendada oleks võimalik nende teadmistega. Siis iga see õppeaste annab siis sügavamaid teadmisi, et nagu ka magistriõpe moodustab siis ühtse terviku, siis sealt edasi on ju võimalik veel doktoriõppesse tulla. Sealt võib alguse saada ka selline laiem akadeemiline karjäär, kas siis õppejõu või teadlasena ja kindlasti ootavad teid ka siis kutseõppeasutused õpetajana. Et olin isegi Räpina õenduskoolis 2 aastat õpetaja ja kindlasti need teadmised ja kogemused, mis sealt tulid, annavad veel parema pildi sellest põllumajanduse ja taimekasvatuse maailmast üldse. Ja siin veel kord siis selline ülevaade, et mis ettevõtteid võiks kaaluda oma tulevase tööandjana, et meil on põllumajandusettevõtteid igasuguseid, kes tegelevad siis agrovahendite edasimüügiga, on siis reaalselt tootvaid ettevõtteid, kokkuostjaid, vahendajaid. Meil kõigil on vaja ka konsulente, on vaja igasugused projektide juhtimist ja kuna põllumajanduses palju selliseid projekte tuleb paratamatult kirjutada, siis see on väga otsene selline oskus, mille me bakalaureusest ka kaasa saame. Siis kohalikud omavalitsused ootavad teiesuguseid eksperte, maaeluga seotud igasugused mittetulundusühingud ja ka tulundusühingud muidugi, riigiasutused ja ka Euroopa Liidu institutsioonid on kohad, kus te töö leiaksite ja siis nagu juba öeldud, siis õpetaja eriala võiks ka teile sobida. Võite ise oma ettevõttes edasi toimetada, et paljud meil õpetajad on siis olnud tootjad või nende vanemad on olnud tootjad, kes siis vajavad ka uut teadmist ja bakalaureus annab siis ettevõttele võimaluse ka siis areneda natukene efektiivsemaks majandajaks ja ettevõtte alustamine praegusel ajal on küll võrdlemisi keeruline, aga mitte ka võimatu. Ehk siis kui praegu te tunnete, et ei näe ennast ettevõtjana või ei näe, et kust saaks teie ettevõtte sisendit, kas maa näol või mõne muu sisendi näol, et siis need võimalused tegelikult on olemas ja on see võimalus ka. Ja üks hea tuttav Diana Salf, kes on ka vilistlane, on öelnud, et Maaülikoolil omaselt on põllumajanduse erialal väga suur osakaal praktilisel õppel, seda nii laborites, põldudel kui ettevõtetes. Ehk siis seesama jutt, mis ma ka eelnevalt rääkisin, siis on see ka siin veel ära öeldud. Et tema ise praegu on ettevõttes tegev siis põllumajandusvaldkonnas, toodab teravilja põhiliselt ja ka on ta töötanud hästi palju
põllumajandusega seotud ettevõtetes, näiteks Candagra ja paljud sellist laadi ettevõtteid veel, Linasagro, ja on ka Põlvamaa Põllumeeste Liidu tegevjuht, ehk siis tõesti see eriala on see, mis annab igasugused võimalused edasiseks eluks. Sellist korralduslikku poolt ka, kui te meile õppima tulete just bakalaureuseõppesse, siis see on päevaõpe. Õppekohti on meil 40 ja seda siis 3 aastaks ja õppekeel siis eesti keel. Kui on vaja kuskil elada õppeajal, siis 2 ühiselamut, päris mõistlike kuludega, et tornis saab siis 142 euroga kuus hakkama ja betonis 126 euroga, nii et peavarjutada ka ei jää. Vastuvõtuinfo siis 2024 me võtame avaldusi vastu 3. juunist 4. juulini. Elektrooniliselt saab seda teha siis SAIS-i keskkonnas ja siis 25. juunist 4. juulini siis ka tööpäeviti saab tulla siia ülikooli koha peale ja see avaldus anda siin füüsiliselt sisse. Vastuvõtutingimusi ka, need leiate tegelikult kõik ilusti kodulehelt, aga on siis oluline riigieksamite tulemus, et nii matemaatika kui eesti keel on olulised. Kui 2 eksami peale kokku tuleb 40 punkti, siis konkurentsipunkte saate ka vastavalt. Et see 40 punkti on siis selline miinimumpiir. Siis keskharidust tõendav dokument, ehk siis see lõputunnistus, mis te saate, selle keskmine hinne on ka üks oluline faktor ja siis motivatsioonikiri tuleb ka kirjutada ja seda saab siis esitada digiallkirjastatult ka SAIS-i keskkonnas. Et sellised on need tingimused. Kui need natukene raskemini täidetavad on, siis on asendusvõimalusi ka. Et eesti keele puhul on eesti keel teise keelena ka riigieksami tulemus aktsepteeritav, et vähemalt 80 punkti 100-st peate olema seal siis saanud ja eesti keel siis B2 taseme eksam tulemusega vähemalt 80 punkti. Et need on need alternatiivsed võimalused. Siis eesti keel C1 tasemeeksami tulemusega ka on veel võimalik, et vähemalt 60 punkti siis C1 tasemeeksamist on tarvis saada. Siis matemaatika pool, kitsas matemaatika on see miinimum, soovib ka lai matemaatika riigieksami tulemus või siis enne 2014. aastast sooritatud matemaatika riigieksam. Et kui on enne seda, siis soovib ka bioloogia riigieksami tulemus või siis matemaatika vastuvõtukatse. Minuga kohtute ka. Mina annan sissejuhatus erialasse sellist ainet, see on siis sissejuhatus erialasse ja teadustöö alused. Seal me natukene vaatame, mis see eriala endast kujutab, mis see õppe endast kujutab. Räägime natukene teadustöödest ja nende alustest ja siis teise aasta bakalaureuse tudengina siis kohtute ka rohumaa viljeluses, kus vaatate siis koos minuga, millised need rohumaa kultuurid on, kuidas neid kasutatakse ja kontakte ka. Õppekavajuht on Merit Šanski, siis õppekorraldusspetsialist Maire Vatsar kindlasti aitab ja lisainfot saab ka vastuvõtte@emu ja kui vaja, siis ka minu käest, et karel.pent@emu.ee, et selline meiliaadress on analoogne ka teistel, et kas siis Merit ehk siis merit.šanski@emu.ee ja Mairel siis, et maire.vatsar@emu.ee. Et jah, selline eriala meil on, innovatsiooni meil jagub, et uued tehnoloogiad meil järjest nõuavad näiteks droone, täppisviljelus üldiselt ka üldist andmetöötlust ja seda oskust, seda me siin ka saame. Et me ei ole ainult põllul, vaid IT-alased teadmised tulevad meil ka siit baastasemel. Siis praktiline õpe on rikkalikud praktikumid ja laboritööd ja põllumajandusettevõtetega teeme ka koostööd. Ja töövõimalustest ka rääkisime. Tudengielu on ka igati mõnus ja
ja on veel sportimisvõimalused ja inspireerivad vilistlased, kui nendega juhtute kokku sattuma, siis nemad räägivad ka kindlasti positiivseid lugusid sellest erialast ja Maaülikoolist üldisemalt. Ja loodan teid kõiki juba sügisel koolis kohata ja kui on küsimusi, võib mulle julgelt emaili peale kirjutada. Et aitäh teile!